Tere! On aeg kuulata Võlusopi järgmist lugu. Seekord räägin ma sulle vihatundest. Võlusopi 18. lugu. Kui viha tuleb. Võlusopis oli tänapäev, mis ei alanud halvasti. Ta lihtsalt läks natuke valesti. Runo oli ehitanud midagi väga täpset, väga tasakaalus, väga Runo moodi. Väike torn. Kivid olid valitud suuruse järgi, igaüks omal kohal. Lumi istus koos Runoga. Runo oli torni just valmis saanud. Ta oli seda terve hommiku ehitanud ja nüüd said nad Lumiga koos seda imetleda. Aga siis jooksis Siira mööda lagendikku, porgand suus risti. Siit ma tulen, hüüdis ta. Siira, ära jookse toiduga, ütles Runo kohe. See ei ole ohutu. Ma olen väga ohutu, vastas Siira läbi porgandi. Ma olen porgandi meister. Toitu ei panda suhu ja ei joosta, ütles Runo teravamalt. See on reegel. Mis reegel? Kes selle tegi? Ütles Siira. Mina ei allkirjastanud midagi. Ta pööras aga liiga lähedalt. Runo torn vajus laiali. Vaikus. Runo vaatas oma torni, siis Siirat, aga tema nägu muutus. Mitte kurvaks, mitte nutuseks, vaid kuumaks. Ma ütlesin ju, ütles ta. See ei olnud vali, aga see oli pingul. Ma ehitasin seda terve hommiku, ütles Runo. Siira võttis porgandi suust. Ma ei tahtnud, ütles ta kiiresti. Ma lihtsalt, sa ei mõtle kunagi, lõikas Runo vahele. Runo süda lõi kiiremini. Lumi tundis seda kohe. Viha ei olnud enam ainult Runo sees. Ta oli nende vahel. Õhk muutus tihedaks. Lumi istus natukene eemale. Mitte põgenemiseks, vaid ruumi tegemiseks. Runo käed olid rusikas. Ta tundis suurt energiat enda sees. Tema süda lõi kiiresti. See oli oluline mulle, ütles ta. Ma ehitasin seda kaua. Siira põrnitses maad. See oli lihtsalt kivihunnik, ütles ta vaikselt. See lause tegi rohkem haiget kui torni kukkumine. Just siis laskus nende juurde Frederik, särav sinine suur liblikas, kes tõi endaga rahuliku tuulehoo. Frederik ei seganud kohe. Ta ootas. Viha on kiire, ütles ta lõpuks. Ta jõuab kohale enne, kui sõnad valmis saavad. Runo hingas raskelt. Ma ei taha olla vihane, ütles ta. Aga ma olen ja ma ei taha karjuda, aga kogu mu keha on seda täis. See tähendab, et miski on sulle tähtis, ütles Frederik. Lumi tuli lähemale. Viha teeb keha kuumaks, ütles ta vaikselt, nagu oleks sees tuli. Jah, noogutas Runo. Mu käed tahavad midagi teha. Ehita uuesti,
pakkus Siira ettevaatlikult. Runo vaatas teda pahaselt. Siira nihutas jalaga väikest kivikest. Kas viha on halb? Küsis ta Frederikult. Frederik raputas aeglaselt tiibu. Viha on nagu tuli. Ta võib soojendada, ta võib näidata, et miski on tähtis. Ta vaatas Runo poole. Aga tuli vajab kaminat. Mis mõttes kaminat? Küsis Siira. Kamin on koht, turvaline koht, kus viha saab põleda. Lumi mõtles. Kas hingamine võib olla kamin? Küsis ta vaikselt. Frederik naeratas. Väga hea kamin. Runo neelas. Ta pani käed põlvedele. Ta tundis, kuidas süda lööb. Kas teadsite, ütles ta järsku, et kui inimene vihastab, siis veri liigub kätesse. Keha valmistub enda kaitsmiseks. Runo hingas. Ja kui me hingame aeglaselt sisse ja välja, siis keha saab aru, et oht on möödas. Aga ma olen ikka vihane. Lumi vaatas Runot. Vihatunne ei kao kohe, ütles ta. Aga ta võib põleda rahulikult, ilma et ta kedagi kõrvetaks. Runo hingas sisse. Aeglaselt. Ja siis välja. Sinu sees võib olla vihatunne, aga sina oled suurem kui viha. Vaikus. Tuul liikus rohus. Runo süda aeglustus natukene. Siira istus tema kõrvale. Ta vaatas ettevaatlikult Runot. Hea, et sa ei süti päriselt, ütles ta. Muidu peaksime su peale vett kallama. Ta vaatas ringi. Ja meil ei ole isegi ämbrit. Runo suu liikus natukene ülespoole. Ma ei tahtnud seda lõhkuda, ütles Siira. Ma lihtsalt ei märganud. Ma tean, vastas Runo. See ei olnud kohene andestus, see oli mõistmine. Frederik sirutas oma ilusaid tiibu. Viha ei ole halb. Viha tunne tahab meid kaitsta. Ta vaatas torni varemeid. Aga viha ei pea meid juhtima. Runo hingas sügavalt sisse. Mu süda lööb aeglasemalt. Sest sa ei lase vihal end juhtida, ütles Frederik. Sa panid ta kaminasse. Runo noogutas. Ma olin vihane, sest ma hoolisin. Ta vaatas Siirat. See ei olnud lihtsalt kivihunnik. Mul on tõesti väga kahju, ütles Siira. Ma ei teadnud, et see torn on sulle nii tähtis.
ma panen järgmine kord sildi juurde, ütles Runo. Väga tähtis, ära jookse. Kas ma tohin vähemalt aeglaselt keerelda? Küsis Siira. Runo mõtles. Ilma porgandita suus ikka. Luumi turtsatas. Õhk ei olnud enam raske. Torn oli küll maas, aga sõprus oli alles. Ja nii õppisid Võlusopi lapsed, et viha ei ole vaenlane. Ta on küll suur tunne, mis ütleb, see on tähtis. Aga kui talle anda ruumi, hingamist ja paus, siis see tunne ei põleta. See muutub mitte väiksemaks, vaid selgemaks. Viha on suur tunne, aga sina oled suurem.